Need on armastusega. No nii, tere tulemast. Täna on sinu esimene tööpäev. Mina Allan, sina Liisa, mina sinu mentor. Siit algab sinu kasv. Kohvi soovid? Muidugi soovid. Millist kohvi sa soovid? Ise soovitan kohvivaba grande lattet, soja piima ja mandlihelvestega. Törts kaneeli ka peale. Super valik, Liisa. Aga meil tegelikult praegu muudki teha. Lähme. Jõuamegi vaikselt töökorrusele. Liisa, Grand Thornton Balticu tulevane konsultantide konsultant. This is where the magic happens. No nii, Liisa, saame tuttavaks. See näiteks on Arko. Arko kardab kaameraid, mingi kamerofoobia või midagi. Aga see on Marko. Marko kannab nokamütsi, sest ta läheb kiilaks peast. Kollektiiv Grand Thornton Balticus on päris ühtehoidev tegelikult, et kui tuleb uus töötaja, siis teda väärtustatakse, ta saab kohe käed külge panna, et kindlasti ei ole enam seda, et ta esimesed pool aastat on printer, skänner, koopiamasin. No nii, siin saab olema sinu teine kodu. Võta istet, sea ennast sisse. Istu. Väga hea. Sinu naabriks on Sander. Sandrile meeldib romantika ja kurling, aga tal on väga pikad laused. Küsimusi ei ole, väga hea. Mul siin vaja kohvi lõpetada, aga oota, kas sa enda kohvi jõid ära? Väga hea, siis järgmine juba maksab. Üle tee saad 3-ga, ma teen 2-ga. Kassa on minu laua peal, aga muidu jõudu tööle. Muidugi võtame meidi vahelt. See on mu esimene erialane töökoht. Varasemalt olen ma käinud ainult praktikal, aga no seal ma olin põhimõtteliselt nagu kontori klienditeenindaja. Tere! Tere! Kuidas on aidata? Muidu välismaal, aga tahan Eestis äri ajada. Kohe! Ma tean, et tegelikult pean ma siin ka ennast paar aastat üles töötama ja tõestama, et kliendikohtumistele saada või siis vähemalt partneritegagi suhelda. Aga ma olen sellega täitsa arvestanud. Liisa, üks klient just tuli, kes tahab Eestisse läheneda. Lähme uurime, mis olukord tal täpselt on ja kuidas saame teda aidata. Tule palun. Seda ikka aeg-ajalt juhtub jah, et klient astub uksest sisse ning soovib kohe abi. Praegult on aasta lõpp, tööd on palju, aga õnneks on meil nüüd Liisa, keda saab kohe kaasata. Ma soovin rajada vaakumtunneli, muudsuunaline vaakumtunnel Pärnust Raplasse ja tagasi kohe. Aga mul on üks tühi ettevõte ja üks täis ettevõte. Kuidas käitume? Liisa, mis sa arvad, kuidas võiks seda juriidiliselt teostada? No, äriseadustikust tulenevalt oleks vast kõige mõistlikum läbi viia ühinemine, et selleks siis tuleks kõigepealt notarisaeg broneerida ühinemislepingu sõlmimiseks ja ette valmistada ühinemise heakskiitmisotsused. Kui ma uutest töötajatest näen potentsiaali, siis üritan neid kohe rakendada. Et noores kasvaks võimalikult kiiresti oma ala ekspert ja tegija. Liisa, no, kuidas läheb? Hästi läheb. Jah? Ma just broneerisin aja notaris ühinemislepingu sõlmimiseks. Valmistasin ette ühinemise heakskiitmisotsused. Tarmoga rääkisin ühinemislepingu audiitorkontrollist ja raamatupidamises läks juba tööle ühendatav ühingu lõppbilansi koostamine. Jah? Kas midagi veel? Arve tegin ka ära. Arve? Arve tegid ära. Arveid peab tegema, jah. Arve, mis siin toimub? Aasta lõpp on lähenemas.
kõik tähtajad kukuvad ja teie siin, ma ei saa aru, millega tegelete. Liisal on täna esimene tööpäev, filmimine, sisseelamine, Filmimine. lõimumine. Mõtlesime, teeme filmi, jah, aitab. Filmi? Ja mind ei kutsunud? Mul on ju lapsepõlvest meeles, kuidas ma käisin näiteringis ja siis ma olen juhtinud telesaadet, kes tahab auditeerida miljonäri. Ja seda ma olen näinud. Ma ei tea. Mul on ju kogemused ometi. Välimus. Ma ei tea, mis kolleegid.